Tere hommikust, kogudus, Jumala rahvas. Me alustame tänast teenistust Jeesuse nimel. Ja täna on siis juba 4 küünalt, 4. advent ja kohe on jõulud mõne päeva pärast. Aga ma lihtsalt võtan alguseks ühe väikse mõtiskluse Jumala sõnast, enne kui läheme Jumalat kiitma lauluga. Ja ma loen sõna tänasest päevast. Siin on selline pealkiri, et sina oled hoidnud hea veini praeguseni alles. Johannese evangeelium 2:10. Jeesuse esimene ime oli pulmas vee veiniks muutmine. Seal oli 6 üle 130 liitrist veeanumat. Esmalt käskis ta anumad veega täita ning siis need peolistele viia. Kui pulmavanem klaasist jõi, siis ütles ta peigmehele, igaüks paneb esmalt lauale hea veini ja kui on juba küllalt joodud lahjema, sina aga oled hoidnud hea veini praeguseni alles. Kas sa tead, kui kaua vein valmib? Esmalt tuleb istutada taimed, siis alles mitmete aastate järel hakkab seal viinamarju kasvama. Siis tuleb need korjata ja pressida mahlaks. Siis tihti läheb 3-5 aastat aega, enne kui esimene vein pudelisse villitakse. Parema kvaliteediga veini tegemiseks läheb 5-7 aastat, aga parimaks veiniks peetakse 20-30 aasta vanust veini. Jeesus tegi hetkega midagi, mille tegemiseks läheb aastakümneid. Kui kardad, et sul ei ole piisavalt aega oma eesmärkide saavutamiseks, siis pea meeles, et Jeesus võib hetkega teha midagi, mis muidu võtaks aastaid. Tavaliselt läheb aastakümneid selleks, et majalaen tagasi maksta või 10 selleks, et firma üles ehitada, kuid Jumala poolehoid võib seda aega lühendada. Ta muudab ikka veel vett veiniks. Ära muretse, Jumal teab, kuidas asja kiirendada. Ta võib sind viia kaugemale ja kiiremini, kui ette kujutada suudad. Selline sõna julgustuseks alguses, et kui me oleme aastakümneid olnud Jumalaga koos ja mõtleme, et nii palju aega on läinud ja muudkui rassime ja näeme vaeva ja ikka palvetame samu palveid ja niiviisi, siis tasub kannatlik olla, et kui Jeesus tuleb, siis ta võib teha seda hetkega. Et lihtsalt on vaja püsivust meie enda sees. Me oleme ju kannatamatud. Ma olen tähele pannud, et mida aeg edasi minu elus, mida vanemaks ma saan, seda lapsemaks ma muutun, lihalikult halvas mõttes, aga vaimulikult on võimalik heas mõttes muutuda lapseks, et rohkem usaldada, rohkem siiras olla. Aga lihalikult või kui ma lihasse langen või vaatan oma väliste asjade peale, siis ma muutun lapseks nagu selles mõttes, halvas mõttes, kannatamatus, kärsitus, et vaat seal lihas ei ole nagu midagi head. Aga Jeesus ütles, et saage laste sarnaseks, just nimelt nagu sellised, kes on siirad, puhtad ja tänu Jumalale. Teeme siis nii, et tõuseme üles ja kiidame Jumalat ja kõigepealt ma teen ühe palve ka. Isa, ma tänan sind sinu kalli poja Jeesuse nimel, et me võime siin taas kõik koos olla ja tänada ja kiita sind, Püha Jumal. Sina, kes muudad aegu ja ajastuid, sina, kes oled valmistanud need ja et sa oled kutsunud inimesi, sa oled teinud uue lepingu ja uue lepingu vahemehe oma poja Jeesuse Kristuse saatnud, kelle tõttu me üldse saame siin olla ja võime siin olla. Isa, me täname sind, et sinul on niivõrd suur plaan ja niivõrd head plaanid. Isa, aitäh sulle, et kõik hea and ja täiuslik annetus, mis tuleb ülalt sinu käest, see on väga hea, issand. Issand, me täname sind, me kiidame sind. Amen.
Meil on esimene laul kuna me ei ole jõululaule ühelgi advendil võtnud, siis nüüd 4. võiks siis ühe nagu alustuseks võtta. Et õues ei ole küll lund, sajab vihma, aga me võime ka seda teha. Seda, mis ma praegu lugesin Jumala sõnas, et Jumal saab teha nagu ühe korraga äkitsalt. Sest tegelikult me oleme näinud seda küll ja küll, et sa lähed õuest tuppa, õues sajab vihma ja kui sa järgmine hetk lähed õue tagasi, on lumi maas. See toimub nagu äkitselt. Et me võime ka usus laulda seda maad katab puhas valge lumi, aga siin on ikkagi sõnum sees, mis on Jeesusest. Ja see on meie pastori tehtud laul kunagi. Maad katab puhas valge lumi, maad katab puhas valge lumi, kaunis see päev, kui jõulud on käes ja Jeesuse särav ei kao iial ära. Ta alati särama jääb, särab kõik maa, jõulud on taas, särab kõik maa, jõulud on taas, küünalde leek, kauniks kõik teeb ja ilusain päev, kus valida saab teed, kus Jeesus näitamas teed. Sa kuula nüüd teda, kes elu vett jagab. Sa kuula nüüd teda, kes elu vett jagab. Ta räägib su sees ja koputab uksele. Täna veel on päev, kus valida saab teed, kus Jeesus näitamas teed. Maad katab puhas valge lumi, maad katab puhas valge maad katab, maad katab puhas valge lumi, maad katab puhas valge lumi. Arm nii võrratu tõstis mind üles, andis mu elule tähenduse. Armastus mõõtmatu kannab mind süles, hoiab mind muutmatus lähedusel. Seesama Jumal, kes on kõik võimas, vägev Jumal, võib kõik raskused rõõmuks pöörata. Seesama Jumal, kes on nii võimas, on rahu Jumal, mind paneb tantsima oma armuga. Arm nii võrratu tõstis mind üles,
andis mu elule tähenduse. Armastus mõõtmatu kannab mind süles, hoiab mind muutmatus läheduses. Seesama Jumal on kõik võimas, vägev Jumal, võib kõik raskused rõõmuks põrata. Seesama Jumal, kes on nii võimas, on rahu Jumal, mind paneb tantsima oma armu. Seesama Jumal on kõik võimas, vägev Jumal, võib kõik raskused rõõmuks põrata. Seesama Jumal, kes on nii võimas, on rahu Jumal, mind paneb tantsima oma armuga. Ei saa sind piisavalt tänada, kuid võid su ligiolus elada. Ei saa sind piisavalt tänada, kui võin su kätel lihtsalt puhata. Ei saa sind piisavalt tänada, kuid võin su ligiolus elada. Ei saa sind piisavalt tänada, et minu patud kandsid Golgata. Ja veel kord, arm nii võrratu. Arm nii võrratu astis mind üles, andis mu elule tähenduse. Armastus mõõtmatu kannab mind süles, hoiab mind muutmatus läheduses. Seesama Jumal, seesama Jumal on kõik võimas, vägev Jumal, võib kõik raskused rõõmuks põrata. Seesama Jumal, kes on nii võimas, on rahu Jumal, mind paneb tantsima oma arm. Ja veel kord, seesama Jumal on kõik võimas, vägev Jumal, võib kõik raskused rõõmuks põrata. Seesama Jumal, kes on nii võimas, on rahu Jumal, mind paneb tantsima oma armuga. Vägev Jumal, meie Jumal, nii võimas oled sa, nii võimas oled sa, nii võimas oled sa. Me
tõstame käe, kiidame Jeesust. Me tõstame käe taeva poole nüüd. Me tõstame käed, kiidame Jeesust. Me tõstame käed taeva poole nüüd. Me tõstame käed, kiidame Jeesust. Me tõstame käed taeva poole nüüd. Me tõstame käed, kiidame Jeesust. Me tõstame käed taeva poole nüüd. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Igavesti. Me tõstame käed, kiidame Jeesust. Me tõstame käed taeva poole nüüd. Me tõstame käed, kiidame Jeesust. Me tõstame käed taeva poole nüüd. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Igavesti. Sest Jumal on hea. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Igavesti. Me tõstame käed, kiidame Jeesust. Me tõstame käed taeva poole nüüd. Me tõstame käed, kiidame Jeesust. Me tõstame käed taeva poole nüüd. Oled väärt rohkem kui ma öelda tean. Ei suuda kujutleda, kuivõrd võimas oled sa. Su armastuse kirjelduseks sõnad puuduvad. Olen sinust palju kuulnud, su headust tunda saan. Oled väärt, oled väärt, oled väärt. Oled väärt me ülistust, nii väärt me armastust. Oled väärt, oled väärt, oled väärt. Oled väärt me ülistust, nii väärt me armastust. Austust annan austust oma hinge päästjale. Mind leidsid, vabastasid, võttes häbi endale. Su suure armu kirjelduseks sõnad puuduvad. Olen sinust palju kuulnud, su headust tunda saan. Olen väärt.
sest oled väärt, oled väärt. Su trooni ees sul anname au, Issand. Kõige väeline Isa, kõige väeline Jumal. Kõige väeline Isa, kõige väeline Jumal. Anname au, sul anname au, anname au. Sul anname au, sul anname au. Amen. Tänu Jumala. Nii, tänu Jumala, võtan ühe lonksu. Nii, kuna täna pidi keegi teine juhatama koosolekut, aga sellest ei ole midagi, ma arvan, et siin kõik võivad juhtida koos Jumalaga, kes iganes, aga ma teen enda jaoks asja natuke lihtsamaks, et kui me teeme siis ohvri, vabatahtliku ohvri ülesvõtmise, siis ma palun, et Veljo tuleb siia, siis mul on aega teateid siin koha peal ette valmistada. Natuke lihtne. Aitäh, Veljo! Õnnistatud pühapäeva hommikut. Nii, asi teha ära fokusseerida, okei. Aga ma loen täna, ma arvan, et üsna asjakohase teksti Matteuse evangeeliumist 2. peatükist ja 2 esimest salmi. Matteuse 2, 1 ja 2. Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Herodese ajal Juudamaal Petlemma linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid tähetargad Jeruusalemma ja küsisid, kus on see juutide vastsündinud kuningas. Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama. Amen. Ja see on selline huvitav lugu, et lähim sobiv kuningriik on siis, arvatakse, et vähemalt 400 kilomeetrit, kus sellised mehed võisid tulla, aga me ei tea, võib-olla veel kaugemalt. Ja kui te teate, kui kiiresti kaamelid liiguvad, siis kindlasti poole aeglasemalt kui Kuressaare kesklinnas on see kiirusepiirang, nii et 5 või 7 kilomeetrit tunnis. Nii et kui sa vaatad sealt läbi kaamera ja tahad tulla ka jõuluteenistusele, siis hakka vähemalt juba nädal aega varem planeerima. Me ootame sind. Ja sinna käivad puhkepausid sisse ja kaamelid tahavad juua ja kas pole nii, et meie elus on ajad, kus on päike paistab, siis nad liiguvad paremini öösel, päike paistab, et võib-olla meie elus probleemid paistavad nii suured ja kõrvetavad meid. Ja siis me liigume pimeduses ja siis meid ründavad saakalid ja suured metsaloomad. Aga nüüd, kui sa näed, et Jumala valgus paistab su elus, see täht on, tee oma elu lihtsamaks. Jumal kutsub sind.
hakka tulema. Ja ma teen asja lühikeseks. Põhiline selles loos ei ole, kus nad tulid või kas nad või kes nad olid, vaid keda nad kummardama tulid. Jumala tarkus on suurim ja isegi targad otsisid sellele pühakirjast kinnitust. Nad läksid Herodese juurest läbi ja siis need, kes pühakirja tundsid, tehti väike uurimus. Ei piisanud lihtsalt teadmisest või inimlikest tarkusest, kuigi see aitas neid ka teekonnal. Ja need läksid, siis need niinimetatud targad läksid tagasi ja nagu karjasedki läksid, kuulutasid, mis oli sündinud. Ja Jeesuse väärtus on suurim maisetest väärtusest ja nad panid suured väärtused maha Jeesuse jalge ette ja nad panid ka oma elu maha Jeesuse jalge ette. Võib-olla meie suurim väärtus ongi meie elu, mille eest Jeesus siis oma elu andis. Ja miks siis? Et Jeesus saaks suureks ja auväärseks ka teiste elus. Kui sa kannad teda oma südames ja oled tulnud teda kummardama, siis sa kannad ka teda ka teistele edasi vahenditega, mida tema, Jeesus, sulle on andnud. Aamen. Issand, me täname, et meie elu võib olla ka lühike 80 aastat või mida iganes, issand, aga kui sinu valgus sinna paistab, issand, siis see on viljakas, issand. Ja me saame seda järgida, issand. Ja me ei pea kõrbes ekslema, issand, kui me läheme sinu tähe järgi. Issand, õnnista meie ohvreid ja anna meile tarkust, issand. Suuremad kui meie oma, issand. Amen. Nii kaua, kui ohvrikarp käib ringi, ma teen siis väga aeglaselt, et ma tean ise, et sel ajal, kui mina siin teen ülekannet või tihtipeale võib-olla ohvrikorjad vaatavad, ma ei tõsta kätt nagu karp ja siis ma näitan telefoni, siis ma teen ülekannet, aga siis, kui ma midagi teen, ja kui teated on ära olnud, siis ma pärast küsin, et oota, mis need teated olid? Et ma ei tea, kas ma olen oma mõtetega nii raha küljes kinni või oma asjade küljes, aga ma lasen vaikselt need korvid ära käia ja siis ma räägin, et siis äkki teated jäävad paremini meelde, vähemalt minule küll niiviisi. Ja niimoodi siis jõulunädalad on nüüd järgmine nädal ja ülejärgmine nädal on selline aastavahetuse nädal, et väga hästi, kes tööl käivad, siis nad ju teevad juhuu, et pikad pühad niimoodi, et küll on hea, et nädala sisse satuvad pühad, on ju. Aga kes ei käi tööl, siis pole midagi nagu, ei ole nagu vahet. Et ma tean, tööinimesed kindlasti, nagu mina olen ka kurtnud, et kui ikka jõulud on reede, laupäev, pühapäev, siis miks nad seal on, need on niikuinii vabad laupäev, pühapäev. Aga teadetest nii palju, et kõik tavapärased nädala sees toimuvad osadusgrupid lähevad jõulupuhkusele. Puhake hästi, nii, puhake hästi, jah. Ja jätkavad jälle uuel aastal. Niimoodi. Nüüd jõulu jumalateenistus 24. nii nagu kõikides kirikutes, siis siin ka õhtul kell 17 ehk kell 5. Ma ütlen sellepärast üle, et ei jää meelde kell 7, vaid 17 ehk kell 5. Ja see on selline lühike ja tunniajaline, kuulame jõulusõnumit, laulame laule ja läheme koju, vaatame, mis jõuluvanal kuuse alla toonud. Nagu ikka, see on nagu lastel, on ju. Ja nii, et 24. detsember kell 5 õhtul. Nii, 28 on jälle pühapäev jumalateenistus algusega kell 11 ja see on tunnistuste teenistus. Kuulame tunnistusi. Võtan korraks oma märkmiku ka siit. Ma midagi nädalapäevis asja ja siis koguduses on ka jõulupidu.
me oleme seda tihti teinud, mõnikord on ka ära jäänud. Aga selline, kus me saame kokku tulla, koguduse osadusõhtu või jõulupidu siin kõrval saalis. Aga nüüd ma vaatan natukene neid tekste siit. Andre valmistas mulle kõik ette. Eerika sõna on siin. Nii, jõulupeole tuleb ka jõuluvana. See toimub siis 28. detsember, samuti pühapäeval, kui hommikul on teenistuses olnud, siis samal õhtul kell 4 juba. Siin kõrvalsaalis, kohvikus, jõulupidu, tulge kõik, kes te siin kuulate. Ja on ka jõuluvana ei ole, aga päkapikk on, jõuluvana on ka, aga päkapikk. Jõuluvana tuleb ja päkapikk on Eerika. Nii et Eerika kätte pakke, kes tahab kellelegi kinkida midagi nimelist, et sellele inimesele on pakk, siis toote Eerika kätte siia. Pärast jõuluvana hakkab neid siis välja lunastama. Ja söögid, joogid, igaüks saab kaasa võtta ja selle eest vastutab ka Jaana, selles mõttes mitte vastutab, aga võtab vastu kõik. Et Jaana on seal, sa võid lehvitada, et söögid, joogid tema kätte ja siis meil on laud kaetud. Vot, sain ma hakkama sellega. Ma arvan, et sul oleks see paremini välja tulnud, aga mis seal ikka. Ja sünnipäevalapsed, meie noortejuht Kaie Ennemuist. Juhuu, palju õnne, teda ei ole siin. Aga me õnnistame Jeesuse nimel Kaiet jõudu jaksu noortega tegelemisel ja tänu Jumalale. Nii, nüüd on vist teadete poolt kõik. Aga meie vahepeal ei kohtu ju. Täna on pühapäev, tuleb esmaspäev, teisipäev ja kolmapäeva õhtul kell 5 saame siin kokku. On ju? Jah. Aga nüüd kuulame jutlust ja Andra, ole hea. Tere kõigile, õnnistatud 4. adventi ja jõulud on juba väga lähedal ja palvetame enne, kui jagame Jumala sõna ja issand, suur tänu, et meil on hea aeg, suur tänu, et meil on rahuaeg, issand, ja et me võime tulla kirikusse kokku ja olla kogudusena koos ja ülistada ja kiita sind ja kuulata ka Jumala sõna ja mõtiskleda kõige selle üle, mida sina oled meile andnud ja Jumal, ma palun täna ka, et sa avaksid meie südamed ja avaksid meie kõrvad, et Jumal, et mitte see, mis mina räägin, vaid see, mida sina, Jumal, tahad igaühele südamesse anda ja kõnetada, et see tuleks hästi esile ja ma tänan tõesti kõige eest. Jeesuse nimel. Amen. Täna siis süütasime 4. advendiküünla ja mõtleme eelseisvatele jõuludele ja on hea mõelda sellele jõuluaja sügavale tähendusele. Me oleme seda teinud igal pühapäeval nüüd. Advendiaja teemad on rahu, rõõm, lootus ja armastus. Et see on niiviisi kujunenud välja traditsioonina. Nii et Jumal on õiglane, ta on püha, aga eelkõige ta on armastav. Ja ta armastab sügavalt kogu inimkonda ja tema armastusel pole piire. Ja see armastus on jõuluaja keskpunktiks. Jumal saatis oma ainsa poja maailma lunastama ja see on ülim armastuse väljendus. Ja tuletame meelde Johannese 3:16, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on oma ainusündinud poja andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. See on tegelikult nii võimas sõnum ja Kristuse sünni tähistamisega me austame seda, mida Jumal on tasuta andnud kõigile. Kõigile, kes Kristuse vastu võtavad
ja see sõnum Johannese evangeeliumis, see ei olnud mõeldud ainult Nikodeemusele, vaid kogu inimkonnale. Ja mõtleme sellele, kuidas Jeesus kutsub meid üksteist armastama, nii nagu tema on meid armastanud. Ja ta kutsub avama oma südamed, et me saaksime nagu uuesti ikka ja jälle ennast temaga täita. Ja valmistume selleks Jeesuse sünni tähistamiseks ja valmistume vastu võtma uuesti ja uuesti Kristust. Ja sel ajal kindlasti mõtleme ka rohkem Jumala lubaduste üle, otsime tema rahu, rõõmustame tema ligiolus ja naudime ka tema armastust. Ja nii me astume jõuludesse. Aga see on tegelikult paljude jaoks sõnum, millele nad kunagi ei mõtlegi. Võib-olla on jäänud kuidagi lapsepõlve mälestustesse veel, et paljudel on olnud veel meeles usklikud vanavanemad või vana-vanavanemad, kellega koos võib-olla sai jõule tähistatud sellel viisil, nagu seda tegelikult tähistama peaks. Aga nüüd on ajad muutunud. Inimesed otsivad küll pidevalt midagi, aga mitte Kristust. Aga ma usun, et on ka neid inimesi, kes kuulavad seda jõululugu ja mõtlevad, et see on liiga hea, et olla tõsi. Ja liiga hea, et seda uskuma jääda. Liiga palju on olnud praegu pettust maailmas. Inimesed on pettunud ja petta saanud. Me näeme ise seda pidevalt telefonikõnedest, mis meile tuleb nagu massiliselt peale. Ja on palju juhtumeid, kus alguses asi tundub väga hea, aga tegelikult lõppkokkuvõttes ta seda ei ole. Aga paljude jaoks on see lihtsalt Jeesuse sünnilugu, lihtsalt üks lugu. Ja kui ma vaatan enda ümber ja vaatan inimesi, kelle seas ma liigun, siis tõepoolest see tundub järjest nagu selline tavapärasem, et seda vana lugu enda jõuluaega üldse ei soovitagi. Aga see ei ole niiviisi kristlaste jaoks. Nende jaoks, kes teavad, et nad teavad ja et nad teavad kindlalt, et see kõik on tõsi. Me loeme, kuuleme Jumala sõna, igatseme Jumala ligiolusse, lähemale sellele valgusele. Ja meil on antud usk, et Jumal, kes on kõik loonud, ta saadab oma poja maailma. Ja kui nüüd piltlikult väljendada, kes nagu riietub inimeseks, väetiks lapseks ja kasvab nooreks, tugevaks meheks. Ja ta teeb seda selleks, et meie võiksime vastupidi ümber riietuda uutesse, Jumala poolt antud puhastesse riietesse. Ja apostel Paulus ütleb Galaatia kirjas 3. peatükk 26-27 salm. Nüüd te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses. Sest kõik, kes te olete Kristusesse ristitud, olete Kristusega rõivastatud. Ja Paulus kirjutab sellest veel kirjas kolostlastele. Ta kutsub kõigepealt inimesi maha jätma kõike seda vana ja oma halbu iseloomu omadusi, põhimõtteliselt nagu ära võtma kõik need vanad riided. Ja ta ütleb 3. peatükis 90. salm. Te olete seljast võtnud vana inimese tema tegudega ja olete rõivastunud uude inimesesse, kes pidevalt uueneb tunnetama oma looja näo kohaselt. Ja me oleme Jumala omad ja me võime julgelt uskuda, et Jumal tahab meid enda lasteks ja me võime olla puudulikud, aga läbi selle, et me oleme Kristusega rõivastatud, me oleme tegelikult täielikult muudetud. Ja me võime ju uskuda julgelt, et kõik meie päevad on Jumala kätes, tugevates kätes, aga samas nagu sellistes õrnades kätes ja tundlikes kätes. Ja isegi kui me näeme kõike seda maailma ebaõiglust, me toetume sellele, et Jumal on õiglane.
ja me usaldame rõõmustades ja ootame lootusrikkalt kõikide Jumala tõotuste täitumist, mis on antud meile läbi Jumala sõna ja neid ei ole vähe. Ja ta räägib meiega nii erinevatel viisidel ja väga selgelt ta räägib meiega ka Jeesuse sünniloos. See on kõik nii ilus, nii täiuslik. Ja ma tegelikult olen kogu oma usuelu jooksul soovinud seda, et ma võiksin seda kogeda tõesti südamega ja kogu oma ihu, hinge ja vaimuga. Aga tihti need asjad üldse nii ei lähe, nagu mina olen tahtnud. Ja oma parimatel päevadel ma tunnen küll, et mul on väga vähe oluline see, mida teised inimesed must arvavad. Ma võin vabalt olla nii, et mul on ükskõik, arvaka mida tahate, sest peamine on teadmine, et Jumal armastab mind ja Jeesus on tõeliselt ja päriselt minuga ja siis tundub nii, et kõik läheb nii hästi. Isegi kui silme ees on halvasti, ma usun, kõik läheb hästi. Aga inimestel on üldiselt omadus selline huvitav, et nad panevad osa lootust Jumalale, osa panevad teistele inimestele ja osa iseendale, kuidagi jaotatud nii. Nii ja halbadel päevadel siis ei olegi see asi nii lihtne, et siis kõik teravad kommentaarid võib-olla puudutavad palju rohkem ja iseendale tundub, et ma ei saagi millegiga hakkama korralikult või ma ei oska asju teha. Ja see on võib-olla see koht, kus siis olengi lootnud iseendale rohkem ja lubanud teistel ennast liiga palju mõjutada. Ja mitte positiivselt, vaid siis nagu sellises negatiivses suhtes. Aga kui me lähme nüüd advendiaja juurde tagasi, siis see on kindlasti üks ootuse aeg. Ja me oleme juba kuulnud küsimust, keda me ootame, oleme mõelnud selle peale, aga ma tahaksin küsida täna, kuidas me ootame. Selle asemel, et oma aega väärtuslikuks pidada, ootamise aega, me hoopis teeme midagi muud. Võib-olla ma räägin kõige rohkem iseendast, ma ei tea, kas te kuidagi ühildute sellega, aga vähemalt ma teen midagi muud, millest pole mitte mingit abi ega kasu. Ja rahuliku ootamise asemel tuleb hoopis muretsemine, kärsitus, närveerimine ja natukene, kuigi me pole Aivariga midagi kokku leppinud, siis ma juba tundsin, kuulasin, et teema läheb veidikene samasse suunda. Advendi ootus minu elus võtab hoogu juurde. Detsember algab rahulikult. Nädalate möödudes erinevate tegevuste hulk kasvab. Ja mitte ainult tegevuste hulk, vaid tegevuste kiirus suureneb. Siin on veel mõned kingitused, veel mõned külaskäigud, veel vaja süüa juurde osta, et jätkuks ikkagi rohkem, et ei peaks jälle poodi minema. Ja mida rohkem on sõpru, tuttavaid, olulisi inimesi, seda enam tundub, et vajadus on kõigiga suhelda, külas käia, külla kutsuda, kingitusi teha, kaarte saata, sest see kõik on nii ilus. See on nii ilus. Ja see täidab pühade meeleoluga. Ja seda ma kujutan ette nagu sellise täiusliku jõuluaja kogemisena. Aga tihti läheb kõik tasakaalust välja ja lõpuks oled lihtsalt väsinud. Nagu mõtled veel üks pingutus, siis saaks istuda jõululaua taha ja tuleb see jõulurahu. Aga võib juhtuda, et lõpuks hingan alles siis kergendatult, kui pühad on läbi, kuusk on välja viidud ja rahulik elurütm tuleb tagasi. Siis alles on rahu. Tundub, et see peale sunnitud kiirus rikub selle, mida mina igatsen. Rahu, vaikus, pikad palveajad, elutempo on aeglane. Aga ma tean, et paljude temperament on hoopis teistsugune ja paljud inimesed armastavad oma elus seda kiirust. Aga me olemegi kõik erinevad. Ometi ka neil, kes on energilised, ma usun, et on hea
peatuda ja võtta vaikne aeg iseendaga ja Jumalaga. Aga ma tahaksin tuua ühe näite oma tööst, sellise praktilise, mis on ka seotud kiirustamisega. Et kui te teate, et siis ma töötan füsioteraapias, see tähendab seda, ma näitan inimestele ette harjutusi, kuidas nad peavad neid tegema. Ja kes on trenni teinud, see teab juba ise ka väga hästi, on ju, et on harjutuse algasend ja siis ettevalmistusharjutuse tegemiseks sa teed ära liigutuse, sa liigutad ennast tagasi algasendisse ja lõdvestad. Nii, aga see tavaliselt nii ei toimu, vaid need liigutused käivad kuidagi nii kiiresti ja ükskõik mismoodi. Ja see ei ole mitte mingi, ütleme, ühe inimese probleem, see on nagu valdav. See on valdav. Et kui ma siis küsin, et miks sa teed nii kiiresti? Saab kaelast ära. Nii. Aga okei, et see on õpetamise mõte, et mille jaoks me seda teeme. Et harjutuse efektiivsus on väga väike, kui teha seda kiiresti ja ükskõik mismoodi. Ja me ei tunneta, mida me teeme. Me ei tunneta oma lihaseid, ei tunneta oma keha asendit. Ja see, mille jaoks ta tegelikult mõeldud on, seda eesmärki see tegelikult ei täida. Et see on selline huvitav, et kuidas me teeme kiiresti. Et kui ma täiesti vaatan imetlusega neid inimesi, kes on kiired ja efektiivsed ja nad teevad asju ülima täpsusega ja sellise mõnusa kiirusega. Aga ma usun seda, et kui me iga asja alguse juures, kus me oleme, me peame võtma aeglaselt, et õppida. Et nii, siis selline näide minu elust ja tööst ja see on minu meelest väga huvitav. Et kui palju me seda saame kanda ka oma igapäevaelusse, kuidas me asju teeme, millisel viisil, kas see on efektiivne või kas see on üldse vajalik. Aga lähme ootamise juurde tagasi. Meie elu on täidetud otsast lõpuni, erinevat sorti ootamisega. Me oleme ju tegelikult oodanud aastate viisi, millal tööpäev lõpeb, ootame, et tuleks nädalavahetus, ootame, et sõpradega kohtuda. Aga praeguse kaasaegse elu ootus näiteks on hoopis teistsugune kui 10 aastat tagasi. Kui me näiteks istume bussis, me elame Saaremaal, reisime on ju Tallinnasse, päris pikk tee, või reisime Tartusse, veel pikem, või näiteks ootame lennujaamas lennukile minekut. Või ootan kohvikus, millal ettekandja toob mulle kohvi ja koogi. Mida enamus meist selle ootamise ajal teeb? Me vaatame oma telefoni ekraani sinist valgust. Ja see praktika on nii harjumuspärane, et millal iganes me seisame ja peatume ja on mõni väike hetk, jälle me teeme seda sama. Me avame oma telefoni ekraani. Ja see on nagu, ma ei tea, ma ise mõtlesin, et mis see on siis? Kas see on minu jaoks nagu võlts iseenese rahustamine või ebamugavast argielust eemaldumine? Ja ma olen vahel mõelnud seda, et kui ma olen seda tühja aega raisanud sinna telefoni ekraani peale, mida kasulikku ma sain? Mida kasulikku ma sain näiteks teada? Või kuidas see mind täitis? Ja see on tegelikult väga selge vastus. Tegelikult mitte miski, mis ma vaatasin või seal lugesin, see pole oluline. Ja vastupidi, ma võin küsida endalt, et mida kasulikku ma oleksin võinud selle ajaga teha. Aga Jumal on andnud meile ootamise hoopis teise põhimõtte pärast. Ja jõuluootuse põhisõnum ei ole ju tegelikult ringi rahmeldamine, vaid sellel ajal võiks olla meie jaoks selline vaimulik mõõde. Kuidas kasutada ootamise aega hästi, et see oleks üks viljakas, vaimulik teekond, mis tõepoolest meie südamed täidaks
ja meist tõepoolest saaks välja voolata Jumala armastus. Kui me tahame Jumala käest vastuseid saada, siis on ka ootamine üks paras väljakutse. Me tahaks kõike kiiresti. Tahaks, et Jumal ilmutaks meile oma plaani kohe, siis me saaksime tegutseda kohe, mis siin ikka oodata. Aga esmalt on vaja vaikset aega enese ja Jumala jaoks, et üleüldse mõista iseennast, kus kohas ma ise oma eluga parasjagu olen, mida ma endalt ootan ja mida Jumal minult ootab. Kui tihti te olete võtnud sellise vaikse ootamise aja, ükskõik mille ootamist, planeerite nii, et ei tee mitte midagi. Lihtsalt istud, käed on paigal ja oled vaikuses. Ja oled vaikuses iseendaga ja kuna kristlane ei ole kunagi üksi, siis me võime öelda, et sa oled vaikuses iseenda ja Jumalaga. Telefoni ei puutu üldse, arvuti ekraani ei vaata, telekas või raadio ei mängi, kõrvaklappe ei ole kõrvas, lihtsalt vaikus. Silmad ja kõrvad puhkavad. Psalm 130, 5. ja 6. salm ütlevad: ma ootan Issandat, mu hing ootab ja ma loodan tema sõna peale. Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut. Ootaja pinge võrdub valvuri omale ja seda lugedes tavaliselt kujutame ette linnavalvurit, kelle töö on kõndida müüril ja vaadata, et vaenlane ei tuleks. Et pimeduse varjus vaenlane kuidagi märkamatult ei läheneks. Ja valvamine ju väsitab. Ja esimene koidukiir on see, mis siis tõotab seda vahikorra lõppu. Aga mitte ainult valvuri peale me ei või pea mõtlema, me võime mõelda ka näiteks, kui haige on oma voodis või kui meremees on oma vahikorras või meditsiinitöötaja on valves. Kõik nad ootavad hommikut. Ja ootaja toetab sõna, mis ütleb, ma loodan tema sõna peale. Ja oodates on hea lasta Jumala rahul ennast juhtida. Ja selleks, et see oleks võimalik, me vajame seda aega, kus need välised mõjutajad kõik, mis on meie ümber, et me oleme need kõrvale jätnud. Ja me saame siis õppida ja kuulama ja tähele panema Jumala rahu enda sees. Ja Jumala eesmärk ju vabaneb meie ellu ka järk-järgult. Seda ei saa kuidagi sundida või käsutada. See, kui me oleme kärsitud või me pingutame kõvasti palves, see tegelikult ei muuda ju. Oswald Tärk on kirjutanud, annan edasi tema mõtte. Kui meie hing jääb vait Jumala ees, siis see pole mingi väline kombe täitmine, vaid see vaikus on meie sügavuses. Inimese hinge tavalist olekut võib võrrelda ilukirjandusliku teosega. Seal on intriigid, probleemid, võitluse pinge. Katsu ennast jälgida vaiksetel tundidel, jälgi, millele sa mõtlesid. Kas on vaiksed ja rahulikud mõtted või on pinget, mis on tingitud murest või kahtlusest? Kui sageli on sinus rahu ja kui sageli on rahutust? Kui vähe on vait jäämist ja kui palju on tülitsemist? Ja ta kirjutab, õnnistatud vait jäämine on olemas. Ei tea, kas keegi seda saavutaks väljaspool Jumalat. Kui oleme nii vaikseks jäänud, siis kuuleme Jumala häält. Psalm 62:6 ütleb, üksnes Jumala juures ole mu hing vait, sest temalt tuleb, mida ma ootan. Ja 11. salm, kord on Jumal rääkinud, 2 korda ma olen seda kuulnud. Ja psalme lugedes me näeme paljudes kohtades inimeste ootuse pinget. Näiteks ka psalm 40:18.
mina olen vilets ja vaene, aga issand mõtleb mu peale. sina oled mu abi ja mu päästja, mu Jumal, ära viivita. nii et hea sõnum ei tule ainult nende inimeste juurde, kes on enda südamed kõik valmistanud ja häälestanud oma meeled sellele kõige vastuvõtmiseks. See tuleb ka paljudele neile, kes ootavad jätkuvat abi. Need, kes on rõhutud, murtud südamelt, need, kes on vangistatud või kes on leinas. Kui praegu on ka väga aktuaalne sõjast rääkida, sõjahävingus kannatajaid on palju. Jumal korraldab kõike, aga ta võib ka inimeste kaudu abi saata ja kindlasti saadab, aga tema on meie esimene abi. Ja ükski inimene ei suudaks meid aidata ilma Jumala abita. Ja vastupidi, ilma Jumala abita ei suudaks meie teistele ka samuti toeks ja abiks olla. Aga selleks, et inimestega suhteid luua, et olla hooliv ja armastav või aru saada näiteks, mis mu sõbra elus üldse toimub, siis on ju tegelikult esimeseks asjaks ikkagi jälle aega vaja. Vaikset aega, rahulikku aega kuulata, et aru saada, mis on tema mõtted, mis on tema meeleolud, millega on võitlusi ja millised võib-olla on olnud kordaminekud ja rõõmud, sest me teame ka, et jagatud rõõm on ka väga suur rõõm. Ja kindlasti me tahame üksteisega ka häid asju jagada. Ja kuidas me siis saaksime seda kõike edasi anda, kui me ei võta selleks aega? Ja tegelikult ka inimestega suheldes ja suhteid luues, siis kiirustamine on üks asi, mis tundub teise jaoks hoolimatus. Aga kokkuvõtteks, ja ma tahan öelda, et see teadmine, et Kristus sündis maailma inimesena ja armastab meid, see on see, mis julgustab meid väljendama Jumala armastust. Ja tema armastusele toetudes me saame olla lahkemad, kaastundlikumad ja andestavamad. Ja me saame jagada oma tähelepanu enda perele, sõpradele ja kõigile nendele, kes meie abi vajavad. Ja meid on ka kutsutud rahutegijateks, nii palju, kui see oleneb meist endist. Ja seesama rahu, mis saab tulla meie sisse ainult läbi ootamise ja vaikuse ja Jumalaga koos olemise, siis me saame seda ka jagada nagu väljaspoole ja see toob muutuse ka teiste elusse. Ja lõpuks ma tahaksin minna uuesti Johannese evangeeliumi 3. peatüki juurde ja jätkan 17. salmist. Jumal ei ole ju läkitanud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. Ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad. Igaüks, kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei paljastataks. Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud Jumalas. Amen. Apostel Johannes on kirjutanud, et Jeesuse kohalolek maailmas jaotab inimesed kahte ossa. Kes teeb tõtt, tuleb valguse juurde, ehk tõmmatakse Jeesuse ligi. Ja neil ei ole vaja karta oma tegusid. Ja on ka need siis teised, kes armastavad pimedust enam ja mõistavad ise ennast hukka. Aga eeskätt on see ikkagi päästesõna. Jeesus ei ole tulnud maailma üle kohut mõistma, vaid et maailm pääseks tema läbi. Nii et Jeesuse sünni, elu ja surma eesmärk on inimese päästmine. Nüüd, kui jõulud on nii lähedal, siis
Ja ka ette valmistades praegu seda tänast siin, mida teile jagada, mõtlesin selle peale, et Jumala päästeplaan algas tegelikult ammu enne, kui Jeesus sündis. Ja me võime seda juba lugeda päris piibli algusest. Ja mis on huvitav see, et piibel algusest lõpuni, me oleme kogu selle sama loo osa. Me oleme ka selles samas praegu, kogu inimkond, kõik inimesed, ja me liigume, nii nagu piibel liigub ilmutusraamatuga lõpupoole, ning meie liigume koos sellega. See on nagu raamat ka meist. Ja see oli minu meelest minu jaoks oli see väga nagu selline mõte, millele ma ei ole varem mõelnud. Jeesus palvetab Johannese 17. peatükis. Ta palvetab meie eest. Me oleme seal selles Jumala sõnas kirjas. Ja see on nii suur asi. Ja Jeesus Kristus, kes on täna elav, ta on tee, ta on tõde ja ta on elu. Ta kutsub veel ikkagi iga inimest enda juurde ja ta kutsub selle valguse juurde ja ta kutsub meid igavesse ellu. Ja tõuseme ja palvetame. Armas taevane Isa, armas Jeesus, suur tänu. Suur tänu selle eest, et sa oled meie jaoks teinud nii suure ohvri, mida me ei oska isegi kirjeldada. Suur tänu, et me võime sind usaldada nagu lapsed, usaldada seda, et sinu tõotused on meie jaoks ja uskuda seda, et kui silme ees ei ole võib-olla kõik hästi, siis tegelikult kõik on sinuga koos hea. Sest Jumal, sina oled hea, sina oled helde, sina oled lahke, sina oled armastav kõigi vastu ja issand, sa kutsud kõiki ka täna. Suur tänu tõesti rahu eest, suur tänu selle eest, et me võime nendel jõuludel tulla kokku jälle ka oma peredega, tuttavatega ja issand, suur tänu selle südamerahu eest ka, aga Jumal, kellel ei ole seda rahu, et siis Jumal, ma palun, et sa vaigistaksid ja rahustaksid nende inimeste hinge ja südant, kes võib-olla tunnevad muret või ärevust või seda tunnet, et asjad ei lähe korda. Issand, anna oma rahu, nii nagu Jeesus, sina oled öelnud, seda rahu, mis on see, mida maailm ei suuda anda. Ja õnnista meid kõiki. Ja ma palun ka Aini pärast, kes on haige kodus. Issand, et see haigus lahkuks kiiresti ja ta oleks jälle tervena meie hulgas. Sinu tervendav vägi teda tõesti puudutaks. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Jahve, iidne sa siiski täna siin valitseb muutmatu põlvest põlve jagad armastus. Ilmuta meile enda au, las su headus mõõdub meie silme eest just nüüd. Ülistust toome, kummardan sinu ees, isandaks hüüame. Põlvitan sinu ees, kes loonud terve maailma, isandaks hüüame. Jahve,
näitan teed, elutee oled sa. Näita mulle toetustav lõpuni. Ilmuta meile enda au. Las su headus mõõdub meie silme eest just nüüd. Ülistus toome, kummardan sinu ees, isandaks süüame. Põimitan sinu ees, kes loonud terve maailma, isandaks süüame. Ülistus toome, kummardan sinu ees, isandaks süüame. Põimitan sinu ees, kes loonud terve maailma, isandaks süüame. Ülistus toome sinule. Kummardan sinu ees, kummardan sinu ees. Ülistus toome, kummardan sinu ees, isandaks süüame. Põimitan sinu ees, kes loonud terve maailma, isandaks süüame. Ja ükskord veel. Ülistus toome, kummardan sinu ees, isandaks süüame. Põimitan sinu ees, kes loonud terve maailma, isandaks süüame. Jaa, tänu Jumala. Me võime teha nii, et kui me siit saalist lähme ära, et iganes, kes suudab ja jaksab, siis kohviku poolel olla. Aga kellel on eespalvesoovi, siis altar on avatud. Ma usun Andra, mina ja kes veel. Me võime sinu pärast palvetada, kui on mingit soovi. Aga ma palun, et pastor Vello Usin, sul on õnnistussõnad peas. Kui sa ütleksid veel kogudusele ka õnnistussõnad. Issand, õnnistugu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale üle meie ja andku meile oma rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen.